Meie tänase rubriigi teemaks on 50. ja 60. sisekujunduses. Toomas, sinu kodus on väga tugevalt just selle aja hõngu tunda. Et mis hetkest sai just see ajastu sinu lemmikuks ja mille tõttu? No see on nagu selline kentsakas lugu, et kui ma olin Londonis, siis mul oli üks tuttav, kellel olid 50. stiilis korteris sisustatud. Ja mulle tundus see, nagu ma ei saa nagu üldse aru, et mis seal toimus. Ja kõik käisid ja ahetasid seda, kui nad sinna korterisse sattusid. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin nagu aru saama, et hästi põnev on just nagu selle 50. puhul see, et see graafiline joon, mis on mööblil, käsitöö ja ma jäingi nagu sellesse lõksu. Räägime natukene nendest erinevatest esemetest ka, et kas või need toolid, millel me istume, et kust need pärit on? Nad on niivõrd erilise disainiga ja me juba proovisime neid siin mitmed pidi ja nad on tõeliselt mugavad. Esialgu võib-olla tundub ehmatavana, et siin on nii palju neid auke ja kuidas sa siin ennast ikkagi tunned, aga ta on meeletult mugav. Selle tooliga oligi nii, et kuna ta oli mul silma jäänud juba ammu, eriti veel sellepärast, et selle disaineri nimi on Kay Ekström ja tooli nimi on Extreme. See on üks sellised ekstreemsemalt mugavamaid toole. Et siin on lõigatud ära absoluutselt kõik see, mis on ebavajalik. Ta on ergonoomiline ja sul on nagu igasuguseid variante siin istuda ja olla. Aga kuidas sa neid mööbliasemeid valid, et sul on siin nii 50. 60. kui 70. et kuidas sa neid valid või mis paneb sind otsustama? Sellel on nagu oma võlu see, et erinevatest ajastustest need nagu mööblitükid, nad hakkavad kuidagi suhtestuma ja kõnelema teineteisega. See on nagu põnev ja ses mõttes ma olen täiesti teadlikult. Lõpuks, kui mul see 70. hullus otsa sai, siis ma mõtlesin, et võtta juurde nagu 40. nagu see lamp seal seina peal ja miks mitte üleüldse nagu miksida erinevate kultuuride kümnendeid. Kuna ma siin ka tööd teen ja mul on tarvis vahetevahel mõelda, siis mul läheb raskeks, seepärast, et ma olen selle üles ehitanud nagu väga tugevatele aktsentidele. Sa oled väga põnevalt kasutanud ära peegleid nii siin elutoas kui köögis, mis on selline pisem köök sul, et peeglid, mis muudavad visuaalselt ruumi suuremaks, et kuidas sa selle peale tulid? Tegelikult alateadlikult mitte häiris kogu aeg see, et mul on nagu suur sein, kus lõpeb tuba, kus lõpeb ruum, lõpeb lugu. Ja mulle nagu meeldib see, et sul on mingisugused käigud kuhugi kaovad ära, kuigi see on nagu selline virtuaalne käik, aga ta annab ikkagi nagu sellist tunnet. Ja köögis samamoodi, köök on mul suhteliselt pisikene ja see on selline klassikaline asi, kus kui ruum on pisikene, siis pannakse nurka niimoodi 90 kraadi all peeglid ja see peegeldab nagu kõik nii, et köögiruum, kus mul oli ainult üks aken, ühtäkki ta sai 2 akent juurde ja nii nagu akna vastas seina avanes siis nagu vaade selja taha. Samuti sul on lagi värvitud läikiva värviga. Läikiv lagi topeldab kõik aknad nagu ülesse, et ta annab veel nagu topeltvalgust juurde. Ta korjab üles kõik need värvid, mis siin on ja pluss veel, mis aknast, mis värvid tulevad. Rääkides tänapäeva trendidest, mida sa näed, mis on need tulevad trendid, millised on need praegused trendid peamiselt? Et kui ma vaatasin nagu selle aasta või nagu järgmise aasta trendid üle, siis seal on täpselt samad värvid, mis on nagu moelavadel, catwalkidel näed. Jälle kollane, jälle punane, selline tumedam sinine, siis on sellist orientaalset asja. Ajakirjades enam, need on pigem nagu sellised, nad ei ole nagu trendina isegi kirjas, vaid need on sellised inspiratsiooni allikad. Ja seal on üks teine aspekt on veel ökoloogiline aspekt, et me oleme nagu tootnud siia maailma nagu nii palju esemeid ja asju, et ei ole tarvis nagu väga palju juurde toota. Ja kui midagi toota, siis toota väga hea kvaliteediga. Nüüd me jõuame tiiruga tagasi sellesse vintage maailma, et kui mõelda neid nagu 50. ja 60. 70. disaini, siis nende hind ei ole kindlasti kõrgem sellest uuest teha lastud oma poolt disainitud viletsamatest materjalidest tehtud mööblist. Leida see hea disaini, mis hakkab otsa saama ja püüda selle hea disaini objektidega sisustada oma ruum.
et 90. lõpust on ja 2000. algus oli, kus on köök ja suur tuba on ühendatud. Siis minul on see ühtepidi on nagu isegi sellise vana ideoloogia järgi, et aga see just see cozy sulgumine on eraldi ruumid, eraldi lood, palju tuleb värvi, erinevaid selliseid värviaktsente, aga need on ikkagi nagu aktsendina ja ma arvan, et see on nagu päris mõistlik otsus, et pigem võtta nagu mis tšakra sul hingab värviga ja siis see kujundada, tihendada ruumi. No seal on jälle see ajalooline aspekt, et mitte peljata ära memorabiliaid ja selliseid väikeseid asju, mis sulle meeldivad. Aga kas me siiski mingisuguse uue jälle stiili tulekust tagasi tulemisest ei saa rääkida, kui me räägime tulevikust, et praegu on meil retro, et kas äkki sa oskaksid juba ennustada näiteks, et kas on tulemas 80-ndate laine või... 80-ndad olid isegi. Kui ma nüüd räägin nagu isiklikust ruumist, mitte ühiskondlikust ruumist, ühiskondlik ruum läheb ikkagi kosmosesse ära ja võib-olla sellel taustal ongi nii, et cozy ja selline pleedi all olemine oma mälestustega, et see on nagu väga hinda tulnud. Vintage'is sa ei pääse, seal tõesti ei pääse, aga ma ütlen, et see ei ole see ei ole ainult mitte trend, vaid see on pigem suurem filosoofia, suurem taust ja mingisuguse ajaloo ja disaini hindamine.